ma täpselt mäleta, aga ju ta seda sellest ajast mäletab, kui tema oli meil nõunik ja mina kohtunik. Oli selline nõunik, kellel oli ka nagu hunt kriimsilm, 7 ametnit, küll ta seal korporatsioonis tegeles ja laulukooris laulis ja igavesti tore tegeleda ja oli lisaks kõigele ka tubli nõunik. Aga arvan mäletavad, et ju ma võisin midagi sellist öelda, ikkagi jällegi ma tulen tagasi oma vana teema juurde sellises olukorras, et kui jah, mõned lahendid, julgen väita, on Riigikohtus sellised olnud, et kui on nii-öelda materiaalõiguslikult tundub, et on ma ei tea, kas siis õige või vajalik või põhjendatud kedagi süüdi tunnistada, siis lihtsalt sellised menetlusmomendid mõnikord, menetluslikud eksimused, tõendite kogumisel näiteks, võidaks jätta 2 silma vahele. Ja see ongi see, et kui ikkagi keegi paha mees peab kinni minema, et kas sa pead siis ikka hakkama neid menetluslikke värke seal nii vaatama, et rahvas ju tahab. Et see oli öeldud, ma arvan, minu poolt pooleldi ahastusega, aga pooleldi ka arusaamisega, et mis sa siin ikka väga ära teed, et ega siis kohus töötab ju hääletamisega, et sa võid ju arvata mida tahes ise, aga lõpuks jääb ikkagi niimoodi, nagu häälte enamusega kohus arvab. See ongi menetlus, see ongi see luumandlik menetlus, paremat pole meile antud.